nagu meie siin ka Reginaga lubasime, siis on meile külla tulnud Asma. No tere! Tere õhtust sulle. Kuidas see kohale jõudmine oli? Väga mugav, väga ilus, väga tore. Sa pead vist natukene rohkem mikrisse rääkima. Väga hea oli. No. Nii, sätime nüüd on asi paigas, On ju? No tundub küll. Super. Aga tulid siia siis Triveriga ning kuidas siis emotsioonid on? No nagu ma just mainisin, emotsioonid on väga head, no. Nii uhket vastuvõttu pole varem saanud, no. Ja sõidaksid siis teine kord ka Triveriga? Muidugi. Ja kolmas kord ka, no. Kas laadisid siis Triveri äppi endale juba alla ära või see jääb ootama natukeseks? Veel ei jõudnud, aga varsti. No siis on hästi. Kuidas sulle Mersu meeldis? Kuidas juht oli? Juht oli super, Mersu veel parem. Mis auto sulle endale meeldib? Ma ei tea, mul meeldib väiksed autod. No. Kas sul juhiload endal on? On. Okei, ja mis auto sul endal on? Praegu ei ole autot, aga varsti 93. aasta Monde. Okei. Väga uhke asi. No. See on mu esimene. No. Mis mootoriga? Ma ei tea, mingi 1.8 vist. No. Okei. Bensukas ikka? Rohkem ei tea, bensukas on. No siis peaks edasi minema küll ju. No tagasi ei lähe, ütleme nii. No. Aga samas mõtle sellele, et kui on Triver, siis äkki ei peagi autot ostma endale hoopiski. Ja see on ka hea, no. Selles suhtes, et eks mul ole omad autojuhid ka, kes meil laividele viivad, ise ei jõua seda kohustust endale peale võtta, sest neid on niigi palju. No. Aga võib-olla tõesti, no. Kindlasti tulevikus on ju variante palju. No. Kui vana sa oled üldse? 23. Okei. No nii, aga kuidas sa leidsid enda tee hip-hopini? Mulle meeldib öelda, et hip-hop leidis tee minuni. Kuidas see siis juhtus? Läbi mingit imelike elu keerkäikude. Tegelikult ma ei tea, no. Lihtsalt. Nii palju ma küll tean, et nagu see hip-hop on nagu ainuke viis, kuidas ma ennast mäletan. Nagu. Et eluaeg, nii kaua kui ma ennast mäletan, nagu, et see on olnud just see asi, mida ma kõige rohkem nagu esindan ja mis mind kõnetab ja nii edasi. Hip-hopi poisid on tavaliselt sellised pahad poisid, et kas sina oled ka paha poiss? No kindlasti on minust palju pahemaid poiss. Aga ei, ma olen jumala hea poiss, no. Aga vahest ikka teen ju koerust ikka. No. Või no enam ei tee, aga kunagi sai ikka tehtud. No. Mis hinded sul koolis olid? No selline korralik koolipoisi 3 või? 3 oli kindlasti, jah. Eks kahtesi ühtesi värke ka kindlasti hästi palju järeltöid vaata, aga nagu üldiselt sain selles suhtes hakkama, et enamus ajast mul oli küll siuke tunne, et ma enamus ajast kohale käin. Mitte, et ma julgustaksin koolist puudumist, aga ma ei tea, see oli siuke mul oli paremaid asju teha, kuidagi tuli välja. No. Kas sa oledki põline tallinlane? Tartus elanud elamuselust selles suhtes. Aga mina tuli välja, et ma sündisin üldse Viljandis. No. Nii et igal pool juba olnud. No vot selles suhtes, et me oleme siin hästi palju rääkinud ka, et meie Kaisaga mõlemad oleme Lõuna-Eestist, sest tegelikult on ära tunda inimeste puhul, kellel on ikka Lõuna-Eesti veri on sees selles suhtes, et kohe tunda, et selline tore poiss. No. Ja väga tore. Et Lõuna-Eesti on ka väga tore koht, mulle meeldib. Et vahest käin seal siiamaani ja siis mööda teed üles alla täpselt nagu elu. No. Aga miks siis Tallinnasse kolisid? Eks seal oli palju neid põhjusi. Mingi lihtsalt aeg sai otsa seal Tartus ja hull hea lihtsalt ma olen rahul. Kui kaua sa oled nüüd elanud? 3 aastat vist sai või täis hiljuti. Kas alguses oli selline suurlinna melu lõi pähe ka? Ei löönud pähe midagi. Ma siuke kaini mõistusega vend. Aga no, nagu ma mainisin enne, eks ikka igasuguseid juhtumeid tuleb ette ja see teeb ainult minust lahedamaks asjana. Rikastab elu. Kas sa oled mõelnud ka Tartusse tagasi kolida? Ei ole mõelnud üldse, tahaks kuskil edasi kolida, kui üldse esialgu. Aga kunagi kindlasti ma arvan, pigem siuke, et tuled juurde tagasi vaata. Kas üle lahe Soome äkki siis kolida? Ei tea, Soome vist. Seal on niisama hea, et tore käia vahepeal. Harva nagu korra lähed 1 päevaks vaata. Ja siis tuled tagasi õhtul, aga muidu mitte. No. Kas sa elad üksinda? Ja ma elan üksinda täitsa. Ise koduloomi pole. Aga miks just selline nimi nagu Asma? No, sest ma olen vaimne terror, üks ja ainus nagu Lennon. Joo, kas tahad teada, kes meist haigem vend on? Sellepärast ma olen nii haige vend, vaata. Sellepärast ma olen Asma. Ja kas see nimevalik tuli siis kiiresti või?
ma ütleks küll kiiresti, jah. Ma ei mäleta ka seda nii otseselt, et kuidas see tuli, aga ükskord ma lihtsalt võtsin siukse nime ja oligi kõik, et ma ei ole kunagi tundnud vajadust seda muuta nagu otseselt. Kas sa tead seda, et kui Google'isse lüüa sinu nimi, siis viskab kohe selle ette umbes, et kas tõesti sinu päris nimi ongi umbes Asma? Ei, tegelikult kui Google'isse panna Asma sisse, siis lööb sinna ette, et kas oli, mis on Asma päris nimi või Asma päris nimi. Okay. Aga ütle enda päris nimi nüüd. Matis on mu nimi. Okay. M-A-T-I-S. Tagurpidi sitam. Aga nii see käib, noh. Aga tegelikult meil on tulnud juba ka esimene kuulaja küsimus. Niimoodi, et sa ei olnud siia stuudiost veel kohalegi jõudnud ning juba üks kuulaja tahab sult midagi teada. Ja kuulaja on küsinud, et Mattis, miks sa mu maha jätsid, kõik oli nii ilus. Kas meil on siin stuudiosse jõudnud südamete murdja? Las seda otsustavad kõik need teised inimesed, noh. Kelle südame sa murdunud oled või? Jah, või siis mitte, siiski. Väga keeruline juhtum. Oskad sa öelda, kes see võis sellise sõnumi saata? Eks nad mul mingid sõbrad ole, noh. Okei. Selles suhtes. Sõbrad lihtsalt lollitavad, no nii. Ma teen vahepeal refreshi, et vaatame, kas tuleb siin mingisugune selline geniaalne küsimus sulle veel siia. Nii et kui teil on küsimusi, siis pange need teile sõnumiga numbrile 1616 ning järgmisena ma arvan, et võiksime teha väikse muusikalise pausi ning mul on valmis pandud selline laul nagu Sigin ja Sagin. See oli siis sinu esimene soolosingel, kui ma ei eksi. Just nii. Kuidas see laul siis sündis? Ma mäletan, et ma kuulsin seda biiti. Kunagi küsisin Jalisilt biite, nagu ta saatis paar tükki ja siis ja ma kuulasin neid biite ja alguses nagu ju siis ma olin muud asjadega hõivatud, ei toitnud üldse nagu, aga mingi paar kuud hiljem ma tulin selle biidi juurde tagasi nagu ja siis ma avastasin, et vau, see on päris hea ja siis lihtsalt tuli, noh. Kui ma midagi teen, seda lihtsalt tulebki, ega ma ei oskagi seletada, kuidas ta sündis, lihtsalt tuli see, mis ma tahtsin öelda ja tundus, et päris okei, siis ma mõtlesin, et teeme linti, noh. Sul nagu päris hästi jooksis see beat nagu lihtsalt mingisuguse lausega ka, et äkki päraspoole proovid meile siia midagi lihtsalt, mis sul kohe automaatselt tuleb rääkida? Nagu, no võime ikka proovida. On ju, sa võiks ju proovida? Jaa, ma arvan, et proovime ära kuulame vahepeal muusikat. Jaa, ja kui teil on küsimusi, pange need teile sõnumiga numbrile 1616. Kõige säävad hiljaks, säävad ilma. 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 Selja taha jäänud ajast on alles vaid mälestused, mis ajaga kaovad nagu ka kõik maha jäetud majad. Kantina ma mängisin Boris, teismelisena päti kängides oli, kus jõime ennast täis ja käisime koni. Hommikuni kui veel märg oli rohi, aga enam lapsed arvutitest välja ei roni. Ma olen teadnud kogu aeg, et sotsiaalses plaanis olen dysfunktsionaalne. See ei üllata mind reaalselt ja suva kui mind vaatama sa tülgastavalt pead, sest tundub, et selles maailmas on see üsnagi normaalne. Tiivan ilma vaatan televiisorit iga päev ja kriban riime sellest, mida viies saatis näen. Nii et hommikul kella 5 olen laua taga toolil, magama jäänud niimoodi, et pliiets ikka käes. Arstid andsid oma parima, aga asi on kehv, sest astma on haigus, mida ravida play. Kõik see sigin ja sagin, masinad, kõik on kigi, nii tundub nagu kõigil tasapisi on savi. Et inimene on asi, kes nagu idikas pidevalt oma nina ligida all mingi lidina pahi. Kõik see sigin ja sagin, masinad, kõik on kigi, nii tundub nagu kõigil tasapisi on savi. Et inimene on asi, kes nagu idikas pidevalt oma nina ligida all mingi lidina pahi. Inimesed metropoli tempos on kurvad, rass, religioon, arvud, sektorid, tulbad. Linna inimestel limaskestad on kuivad ja nad on kergesti petetavad, sest nad on tuimad. Eriti kui mingi teema on veidi võõras, sed enam usume kõike, mida meedia meile söödab. Keemia, mida neelad, epideemiad, kõik teevad tööd süsteemis, mis mateerias ainult meid mõõdab. Suvas auto ja maja, sest kui sul pole austus, siis õige pea su haukumine auku su ajab. Ma panen krediitkaardi, piiks, mõtle mida kõike ma küll siis
saaksin osta kokku mingit suvalist jura, aga kui puda pole sinus, siis kuidas loodad leida seda kusagilt mujalt? Kas aimu jagad, et vaim on ainus vara ja kuna ma pole kade, lasen vaimu vaba. Kõik see sigin ja savi, masinad, kõik on digil, nii tundub nagu kõigil tasapisi on savi, et inimene on asi, kes nagu kimikas pidevalt oma nina ligida all mingid vidinad pahi. Kõik see sigin ja savi, masinad, kõik on digil, nii tundub nagu kõigil tasapisi on savi, et inimene on asi, kes nagu kimikas pidevalt oma nina ligida all mingid vidinad pahi. Kõik, kes jäävad hiljaks, jäävad ilma. 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 Meie oleme täitsa kolmekesi siin stuudios ju. Jaa, meil on ju külaline siin täna, sellepärast, et meie külaline, ma just kiitsin teda, et vastused tulevad nii lihtsalt puusalt, et ette kirjutatud. Jaa, just. Nagu meil on siin küsimused ette kirjutatud, siis tal on vastused. Ennem nädal aega tagasi me saatsime need küsimused ja siis ta mõtles paberil vastused ette ja nii see on. No tegelikult me andsime isegi 2 nädalat aega vastata. Noh, teeme siis nii. Aga ikka ei saanud hakkama. Ei, tegelikult ei ole üldsegi mitte nii hull. Aga tegelikult oled sa ju sellises räpipundis nagu Hanf Kung. Hanf Kung, jaa. Ja ma vist ei häälda seda päris välja. Aga kuidas sa sinna sattusid? Kas see oli selline... Kukkusin kuu pealt ja siis potsatasin õigesse kohta. Kuupoe ette või? Ja kuupoe ette just. Balti jaama ka lõpuks jõudsime välja. Kes seal veel peale sinu on? Seadus, Kosinak, MC Gringo ja Paralleelne ja siis on meil erinevaid DJ-d nagu Sim Kares ja Šrumik, just. Ja... Aga sina oled sellest nimekirjast kõige popim, jah? No seda otsustavad inimesed, mina ei ütle selle kohta midagi, ma olen teistsugune lihtsalt, nagu kõik seal on teistsugused, keegi ei ole samasugune. Aga igatahes see sai kokku niimoodi, et meil aasta 2012 oli üks live nagu Tartus. Ja siis mõtlesime, et teeme ühise nime all nagu, et lähme kõik, võtame kõik need Huudi rajooni poisid kokku ja siis lähme teeme ühe ühise laivi ja siis oli nime vaja ja siis Seadus kuulekus mõtles selle nime välja ja tegime Asma pool proovi ja lükkasime seal kavad kokku, siis läksime, tegime laivi ja siis peale seda nagu järjest rohkem hakkasime mussi tegema ja nii ta läks. Kas te tegutsete siiamaani oma sooloprojekti kõrvalt tegeled ka sellega? Eks natukene ikka, jah. Aga eks see kõik võtab aega. Ja millega te praegu üldse tegelete? Teete uut mussi? Ja mina näiteks küll ikka enamus aega, kus vähegi välja pigistab, üritan teha uut mussi ja hästi palju aega kulub selle peale ka, et nagu leida seda taustamuusikat, et sinna siis üldse nagu projekte lõpuni viia, et see on see põhitrikk selle värgi taga, et asjad lõpuks valmis saaksid. Kust tuli üldsegi soolo idee? No, kust ikka tuli, et kui me Hanf Kungiga lugusi tegime, siis ma lihtsalt kirjutasin nii palju, et neid laule oli nagu erinevaid, igasuguseid, et kõik ei mahtunud Kungi plaadi peal ära, tegime Hanf Kungiga ka plaadi, nagu siis inimesed teavad. Ja kuna materjali oli, siis tegin enda oma, vot, nii lihtne see oligi. Ja kui materjali juurde tuleb, siis ma teen uue. Ja ma nagunii teen uue. On juba midagi teoksil? No ikka on lugusi või nagu demosi valmis ja värki-särki, et nagu kogun kokku, teen mingid singlid ja siis kui on asjad täitsa valmis, siis lähen nagu lindistan mingisuguse lühema aja või sihukese mõistliku aja perioodi jooksul stuudios ära nagu. Et ega muidu seal stuudios niisama ei passi, mis ma ikka teen seal. Kus kohas sul see stuudio on? No ma praegu lindistasin hea sõbra Hendriku juures, Hendrik VR, ta on seal kuskil seal Lasnamäe alguses Suur-Sõjamäe tänaval. Et tal on seal Hoiu raamatukogus. Eesti Hoiu raamatukogu hoones on tal seal üks väga tore süsteem kokku pandud. Raamatukogus peaks ju vaikus olema. Ja ongi, et välja arvatud siis, kui mina seal käin. Aga vaikus on muidu ja aura on väga hea ja vend on ka mõistlik. Kas sa käid siis ainult öösiti seal, et siis on kõik inimesed raamatukogust ära läinud? No ütleme nii, et kell 12 päeval ei ole käinud, aga üldiselt ikka õhtuti ja vahel me oleme seal olnud ikka ka vahel oleme seal olnud ikka ka hilise õhtutunnini, ütleme nii. Aga sul on album ka väljas, Mind ei koti. Ei ole nii? Ei, just Mind ei koti, jah. Mind ei koti. Aga miks just selline nimi? No, ma ei tea, see kuidagi sobis selle, kirjeldab seda nagu suhtumist ja seda, mind selle nagu muusika taga, See on see, mida ma esindan praegu, Mind ei koti nagu see, mida teised ütlevad selle eemal. Küll nad hüppavad tee pealt, väga lihtne.
kus kohast saad inspiratsiooni lugude kirjutamisel? No eks väga palju teistelt inimestelt ja nagu ümbritsevast, mis toimub ja eks inspireerivad kindlasti ka whatever, mingid asjad, mida ma vaatan või loen ja ka teine muusika ja kõik siuksed, kõik info, mis ma saan nagu vastu oma meeltega võtan, see inspireeribki mind. Kas on olnud ka niimoodi, et ütleme, et sa sõidad kuhugi ühistranspordiga, näiteks bussiga, vaatad aknast välja ja siis ütled, et nüüd siit tuleb üks laul? Niimoodi mul pole päris kunagi olnud, aga ma saan su pointist aru, et enam-vähem nii ta käibki on. See tuleb ootamatult, väga ootamatult ja igal nagu väga huvitavatest kohtadest võib see nagu algus tulla ja see uus säde. Mis on olnud kõige huvitavam koht, kus kohas sul on hakanud siis see algus tulema? No väga raske öelda, aga ma ei tea, kunagi näiteks käisin mingil pimeda koolitusel, ka oli mingi autojuhi lubade värk, siis seal mul samal ajal, kui see mingi seletamine igast värki käis, mitte nagu koolituse osas, aga siis mul hakkasid mingid riimid peas jooksma, ja siis jooksis ja kui koju jõudsin, siis nagu tegin edasi ja lõpuks tuli sellest laul. Et mingi lihtsalt hästi ootamatu koha pealt võib kuskilt tulla mingi idee pähe ja nii ta on. Mis laul sellest tuli? Peab lihtsalt ringi liikuma ja ma ei mäleta praegu täpselt. Aga meil on vahepeal siin tulnud ka kuulaja küsimus. Sa oled väga palju osalenud erinevatel battleitel. Et kui sa saaksid valida ühe räppari, kelle vastu astuda, et kes see siis võiks olla, et siin ongi täpselt see, et kas see võiks olla keegi sinu iidol, keegi sinu sõpradest? No eks ikka kõige kõvem räppar, kes enda arust siin skeenes on, et tema vastu selles suhtes tahan minna. Kes on kõige kõvem räppar? No eks mina. Sa ei saa ise enda vastu minna ju. Aga nagu ükskõik, nagu otsustage teie, kes on kõige kõvem räppar, tema vastu lähen. Me natuke arutame selle üle. Jep. Aga räägime siis sellest battle'i teemast ka. Suhkrumollis oli üks aasta selline battle'i võistlus ning sealt sa ka osa võtsid, et kuidas sa rahule jäid? No ma jäin rahule sellega, mis ma ise tegin seal. Selles suhtes kohe kindlasti. Korraldusega jäin vähem rahule. Miks nii? No eks igasuguseid kuradi siukseid väiksed twerke oli seal sees nagu ja nii edasi. Aga sa äkki ütle need välja, siis on see, et korraldusmeeskonnale on järgmiseks aastaks no kõige rohkem, mis mind häiris, oli see, et nagu artistid ise on nagu, või need esinejad seal, vaata, need battledajad, et nagu nad on mõnes mõttes tundmatuses nagu. Selles suhtes, et nad korraldus ei ütle ära täpselt, kuidas asjad käivad, vaata. Ei ole nagu paigas täpselt, kuidas näiteks see turniir seal läheb ja nii edasi, vaata. Et seal nagu, mida iganes seal nagu käis kogu aeg mingisugune nagu sigin ja sagin. Jah, whatever, siuke. Kelle vastu sa seal läksid? Skree vastu. See on kuskilt bändist. Ja mingi Keila räppar oli veel Otsis Slack. Ja siis MC Underground MC. Ja tema tegi sulle ära, jah? Tegi mulle täiega kotti lihtsalt. Aga kes su lemmik seal üldse oli? Kes jäi silma? Lemmik. Fuck reisk. Nii. No eks see UMC oligi, ta on suht nagu teeb nalja küll ja ärki, vaata. Võib-olla tema. Ehk siis jäi ta jäi juba ammu silma tegelikult nagu. Ma ju teadsin, kes ta on, ta ju päteldas ka varem ja nii edasi ja selles suhtes. Ehk siis jäid esikohaga rahule? Ei, ma oleks taanud, et võidaks ikkagi näiteks seekord Fantastica või keegi, aga no eks seal oli ka, et ikka keeras ise endale käkki ja nii edasi, vaata, aga no muidu nii ta käib reisk. Et eks näis, mis saab edaspidi. Aga järgmisena on mul valmis valitud, Regina ei luba veel? Ei luba, sellepärast, et meil jäi ennem kokkuleppe, et sa teed mingisuguse väikse riimi meil siin. Aga nagu, kas siis mingi biidi peale või? Kas see sobib, mis praegu käib või? Võiks olla mingi teistsugune näiteks, või ma ei tea. Võiks olla neits teistsugune ikka, tahaks räppida.
taha laulma hakata veel. Viisi peale. Aga teeme kuulame siis ühe loo vahepeal ära, me otsime vahepeal tausta. Jaa, aga ma küsiksin kiirelt ühe küsimuse ka veel ära. Et järgmisena jätkab meile selline laul nagu Ron Jeremy. Ja kuidas sa siis Max Tracti leidsid üldse? Ei, me Maxiga oleme suhtlenud juba nagu ka mitu aastat, siin kui ma Tallinna just tulingi tegelikult. Sest Hanf Kungiga nagu me temaga kuidagi läbi me hakkasime läbi Hanf Kungi ja ma käisin tal külas nagu vahepeal päris palju ja siis me freestylisime nagu ja ajasime niisama mingit juttu ja kuulasime mingit biite ja eks need laulud sündisid ka niimoodi, et freestyli käigus tegelikult sündisid need 2 laulu, mis me Maxiga tegime, see mingi kuulus räppar ja Ron Jeremy. Et freestylisime ja Max Tractil nagu tuli mingisugune rida, et mingi täna helistasin Maarjale ja siis mul jäi see kohe nagu kõrvu ja siis seal samas koha peal nagu ma mäletan, et see sama beat oli meil ka olemas ja seal samas koha peal olingi Maxi pool, siis kirjutasime valmis selle nagu laulva osa ja siis läksin koju samal õhtul ja siis kirjutasin veel selle refrääni nagu ja siis kirjutasin oma salmi ja siis saatsin Maxile ja siis no Max tegi seal oma salmi ja värki ja siis üks hetk läksime, lindistasime ära ja niimoodi sündiski ja mingi kuulus räppar sündis täpselt samamoodi, et me freestylisime ja Max oli see, kes pani mingi kuulus räppar siis ma mõtlesin, et see on päris fun vaata ja siis ma kuskil mingi paar päeva hiljem nagu tegin sellest ideest laulu nagu ja oligi kõik. Kas on tulemas veel sellist sarnast koostööd? No eks näis, igasuguseid asju tuleb kindlasti. Kas sa oskad öelda, mitu Maarjat, kas sa vihkab või armastab seda Ron Jeremy laulu? Ma arvan, et nad armastavad seda ikkagi. Arvad, jah? Jep, ja kui nad vihkavad, siis eelkõige iseennast. Mina tean, et üks 10-aastane tüdruk laulab seda refääni päris kõvasti kaasa. No võt, armastab ikkagi. No võt, aga lähme kuuleme ära siis sellise loo nagu Ron Jeremy. Täna helistasin Maarjale, sest tal on kena keha. Ta kohe helistas sõbrannale, et võiks 3 teha. Ja ma nõustusin kohe, sest juba korra mul vedas. A täna võtan ma viimast, sest kes teab, kas homme enam elan. Iga päev ajan kliimaksi taga. Kaunid naised on kiimas mu madratsil. Klaasi juba 5. tekiilat ma palan, sest ma ei mäleta, mil viimati magasin. Iga päev ajan kliimaksi taga. Kaunid naised on kiimas mu madratsil. Klaasi juba 5. tekiilat ma palan, sest ma ei mäleta, mil viimati magasin. Tunnen nagu täna võiks midagi teha. Max, mis sa arvad näiteks mina ja tema? Max, mida kus läksid? Okei, no ju ta lihtsalt vist juba räpib. Aset siik kadus käki, need läksin backstage'i ja nägin, kuidas Max juba dissi tal täppis. Siis ma sain trauma, ma olin nagu siis, kui sa pilves peaga vaatad ühte kohta liiga kaua. Nägu auras nagu vesi kuumalt riikraual. Viinlikus tunne tegi punaseks mu lauba. Tuleb välja, et mul täna vist ei jopa, aga ma olen kuskil pärapõrgus, ära minna ei oska. Mis tõttu läksin suitsuruumi, küsisin seal tuld. Olin juba tüdin enda, püsisin seal tund, kuni Max Track tuli sisse ja see polnud ime, et ütles sorry mees, nüüd on sinu kord, mine. Kuigi olen juba suur, siiski ma ei taha maha jätta lapsepõlve rõõme. Hommikest on õõnes ja ma mõtlen, mis nüüd saab. Mis saab küll minust, kui on kadunud juuksed ka. La. Täna helistasin Maarjale, sest tal on kena keha. Ta kohe helistas sõbrannale, et võiks 3 teha. Ja ma nõustusin kohe, sest juba korra mul vedas. A täna võtan ma viimast, sest kes teab, kas homme enam elan. Iga päev ajan kliimaksi taga. Kaunid naised on kiimas mu madratsil. Klaas juba 5. tekiilat ma palan, sest ma ei mäleta, mil viimati magasin. Iga päev ajan kliimaksi taga. Kaunid naised on kiimas mu madratsil. Klaas juba 5. tekiilat ma palan, sest ma ei mäleta, mil viimati magasin. Sorry, ma pole midagi teha. Kui ütlesid mina ja tema, sain aru, et mõtled mina ja tema. Alguses ei tahtnud minna üldse lantima, a naine teeb 3 korda nädalas nüüd küüke kangiga. Ta alakeha katsid liibuvad püksi
pidi ilusa sinise tribuga, kui ta liigutas, ma pidin maha istuma. Heidan korraks pikali, võtan terve diivani, keegi pani joogi sisse midagi. Meil sujume jutt hakkas ta mu silmade sujuma, täiuslik tüdruka kõrvad imeliku kujuga. Hakkame suudlema, unustan kuupäeva, taga ruum rahvast täis, mitte ainult kuune peas. Situatsioon rullub soovitud suunas, sellisest elust olen unistanud, tahan teha ainult muusikat. Ühe kena sära silmse preiliga võiks teha muusika. Seega täna helistasin Marjale, sest tal on kena keha. Ta kohe helistas sõbrannale, et võiks kolmekat teha. Ja ma nõustusin kohe, sest juba korra mul vedas. A täna võtan ma viimast, sest kes teab, kas homme enam elan. Iga päev ajan kliimaksi taga, kaunid naised on kiimas mu madratsil. Klaas juba 5. tekiilat ma palan, sest ma ei mäleta, mil viimati magasin. Iga päev ajan kliimaksi taga, kaunid naised on kiimas mu madratsil. Klaas juba 5. tekiilat ma palan, sest ma ei mäleta, mil viimati magasin. Miks küll mulle nii tegid sa? What up, Max? Track, yeah. Aga tegelikult, kas teeme selle lubadus ära, et paneme siin biidi käima? Me midagi leidsime siin sulle. No davai, teeme. Nii, pane käima, no. Üks läks käima, kas ma panen natuke kõvemaks ka? No pane veits kõvemaks klappidesse juurde, jah. Klappidesse juurde? Ei siia, jah, no ma siit kuulen. Oota, ma panen silma kinni, no. Jou, türa... Jou, tšeki värki, asma ripi biiti. Niimoodi ma tulen, näitan teile oma stiili. Jou, olen siin Eesti väikses konnatiigis ja ma riimin nii kiirelt ja aeglaselt. Aga sabi see, sest me ikka ju siin fucking naerame. Tšeki mees, varsti jõuan taevasse. Lämme ikka edasi, mitte kunagi tagasi. See on fucking vaba stiil, Eesti fucking vabariik. Ja see on me paradiis, siin on olla hea. Ma ei pea mitte kunagi ennast kordama. Mees, nüüd sain ma värinast üle. Tšeki mees, rahval, käed on üleval ja vahepeal ikka silbitaan, aga täna ma panen lihtsalt silmad kinni neid riime otse eetris, imege mu pee ja sa tead, et ma olen see, kes tsenseerib ise ennast vahepeal, aga pean ikka riime panema, seda teemat arendan ja sul on kademeel, aga ma olen tasemeel, vahet ei tee teistel MC-del, aga asma riim tuleb ja tiirleb sinu orbiidi peal, tšeki mees ikka pean asju tegema, tegel ka, varsti vaatate kõik mind fucking telekast ja siis ütlen vana emale seal tere ka, tegel ka, ikka edasi seletan. Ta aitab ka. See oli täiega halb, no sorry, et ma enda lähen. Neile meeldis. Nii äge oli selles suhtes, et ma ei, isegi kui meil siin käivad muusikud, siis nendel ei tule ka niimoodi lambist nagu... Kui ma ühe korra veel proovin, siis tuleb parem. Ei, selles mõttes, et tegelikult on see, et kui sa nagu hakkad mõtlema, et peaks olema parem, siis läheb tihtipeale just kehvemaks, et see oli väga super luks. Ma arvan, et sa oled nagu praegu alles 23, et mingisugune, no ma ei tea, 5 aasta pärast sa oledki siuke megastar. Loodan, et paar aastat suudan veel nagu teha. Siis mõtled, et läheb pensionile või? Ei, tegelikult ma arvan, et aastatega ainult paremaks ikka. Ei no loomulikult see on selles, et nagu, eks ma ise teen ka nagu suut palju tegelen tegelikult. Et selles suhtes nagu minu elu armastus praegu. No tead, minul on igal juhul, kuidas see hip-hopist ja räpist on nagu hoopis teine mulje, väga hea. Aga meil on ju teine taust ka, kas proovime selle teisega ära või? No proovime korra. Nii, oota, ma panen selle kõigepealt käima. Tahaks teada, mis see on siis juba? No vaikselt tuleb. Okei, juba teistsugune. Head tehno ei ole. No... Jou, ma olen Ragamasta ja sa tead, et mu nimi on Astma.
Kindel vend, Ring FM, niimoodi ikka riimi teen. Sellele ragabiidile Eesti lipp lehvib täna väga kõrgelt. Mina pole see, kes teistega ennast võrdleb, sest käin ikka oma rada tasapisi siin. Niimoodi see käib, ikka tahaks siin neid riime veel luua oma pea seest. Ja siis tuleb sõber, ütleb mulle head teed. Lähme teeme peale selle ukse taga. Minu süda hakkab varsti puperdama, aga mees, ma ei taha siin täna põruda. Ütle mulle, driver, kust fucking kõlu saab? Enne kui mi koju viid, lähme poes läbi. Täna peopesa sees natukene loen käbisi. Ja sa tead, mida see slängis tähendab. Iga lähenda skeema. Vedan aega kirjutades riime siin diivanil. Aga ma kunagi aega ei viida niisama siin raisates, vaid ikka laiale maailmale pakun midagi siin oma sõnadega. Tšekime ikka sõpradega, chillida on hea. Pohhui mees, riimid on siin pildi peal. Fuck. No väga hästi ju. No ma arvan, see ei tähendab mitte midagi. Mida ma just ütlesin nagu. Ma võin praegu teha täitsa niimoodi. Kummardus. Kummardus, just nimelt, noh. Väga tubli oled sa. Okay. Jaa, tõesti, väga tubli oled. No, mis sõnum sul tuli praegu telefoni? Kas keegi kiitis heaks? Et ma ei oska laulda ja ma olen täiesti nõus. No me ei palunudki sul praegu mingisugust diskorütmi teha, et sul omas elemendist tuli väga hästi välja. Jaa, just. Et ma laulan ka omas elemendist, kui ma tahan. No, aga väga tubli. Sellepärast, et mind ei koti. Okei, vabandust, pange piiks. Aga räägi, millal on tulemas järgmine soolosingel? Soolosingel, et mul on see singel, on mul üks olemas küll nagu, aga ma ootan biiti praegu, et saaksin sealt kaugelt maalt kuskilt üks vend peab mulle saatma või et võiks saata varsti biidi ja siis muidu on nagu valmis, et saaks stuudiosse siis minna ära lindistada. Ja no, et ma loodan, et siin kindlasti kevadel nagu teen ära. On pealkiri? No ühele laulule panen nimeks Hea päev, sest mul vahepeal oli hea päev. Ükskord oli hea päev? Ükskord oli hea päev. Isi kui ei ole, siis nagu mida ma olen nagu aastate jooksul võib-olla õppinud või enda jaoks aru saanud, mis on minu tõde, vaata, kõigil on oma tõde, eks ju. Aga on see, et nagu isegi kui parasjagu ei ole võib-olla otseselt hea päev, siis nagu see oleneb sinust, noh. Isegi nagu halvad asjad on ka mõnes mõttes head, noh. Et kõik on suhteline, noh. Läheb üles alla ja teeksid ühe väikse muusikalise pausi jälle, mis te arvate? Jaa, kaua me seda astmat ikka kuulame. Puhkame natukene. Ja mis te sellisest loost arvate? Pankrott. Nii. Kõik on tasa, nii et ma arvan, et me kuuleme ära sellest tohutu aeg ja pankrott. Papi ei saagi, me papi ei saagi. Ja me papi ei saagi. Pankrott! Ja me papi ei saagi. Ja. Kergitan paati, reedest saati. Olen eksplodeerinud mitut joogivaati. Sõõruma, anna palun oma kreditaarti. Muidu on kunni, ma pean oma atendaati. Sest mul on paha, laske mind maha tuumapohmell. Ja rahi pole, et lõpp tuleks. Klubis käest kannan viimse sendi. Libedal. Tengelpung on tühi, jälle nendin. Kibedal, sest keegi ei maksa kunagi piisavalt. Oma äridega suurem jagu alati läänalt. Ema aitab küll alt laenata. Pidevalt pole hea, seega tea, papi pole meil nii pea. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, polvõtes kartaagi. Kulutused meil samas tõusevad tavaani. Papi ei saagi, aga son pojaagi. Papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, polvõtes kartaagi. Kulutused meil samas tõusevad tavaani. Papi ei saagi, aga son pojaagi. Jälgi kontoris käin tööl, et saaks kodus lauda ka. Päriselt puljongit on veidi panna patta. Aga sõprade käest raha laenamata. Võin kinnisvara auto ostuplaanid maha maksta. Iga jumala ma palgapäeval jälle mõistatan. Kuhu kõik see rull läheb jälle maatan. Autost ma ei räägi, saaks vähemalt on ratta. Mu tee hea olu, nii on raske kui Kolgata. Narkaritelt peksime välja suure saagi. Ja üritasime maha selle laari. Nüüd keha suitsust imbund ära tõmbasime kraami. Nagu tulehauk kuivastus kui ootab raami. Võlgasisse nõudmas käib jõuline genaadi. Võlakateks ära võttis fotoaparaadi. Vastu lõugu 2 korda gaasist veel saadid. Nupagaadi ja papi ei saagi. Me papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, polvõtes kartaagi. Kulutused meil samas tõusevad tavaani. Me papi ei saagi, aga son pojaagi. Me papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, polvõtes kartaagi. Kulutused meil
tõusevad taevani. Papi ei saagi, aga on vajaagi. Ja kõik lehepojad, kes see emalt papi ei saa, öelge Pankroit! Wow, wow. Ja kõik naised, kes teeb meesse käest papi ei saa, öelge Bling, bling! Bling, bling! Kõik rotid on harist, kes teeb papi ei saa, öelge Pankroit! La, la, la. Kõik tseremoonia meestrid, kes teeb papi ei saa, öelge ja me papi ei saagi. Me vahest esineme, küsime vähe rulli. Sageli poolse tasu, et saaks kuludega nulli. Sest esinedes tahame, et ka meil oleks party. Aga me pangakaarti, see ei rikasta. Sest kas teeme seda kõike sõpradele tasuta või on korraldaja siga, jätab esinemist tasuta. Joome kõik maha, jälle jääme kasuta. Elus korra tahaks naisel osta kalli kasuka. Ja me papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, polvõdes kartaagi. Kulutused meil samas tõusevad taevani. Me papi ei saagi, aga on vajaagi. Papi ei saagi, me papi ei saagi. Papi ei saagi, polvõdes kartaagi. Kulutused meil samas tõusevad taevani. Me papi ei saagi, aga on vajaagi. Me papi ei saagi, me papi ei saagi. Me papi ei saagi, polvõdes kartaagi. Kulutused meil samas tõusevad taevani. Me papi ei saagi, aga on vajaagi. Me papi ei saagi, me papi ei saagi. Me papi ei saagi, polvõdes kartaagi. Kulutused meil samas tõusevad taevani. Me papi ei saagi, aga on vajaagi. Pankroit! Ha-ha! Pankroit! Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. meie ei ole siin Reginaga üldsegi mitte kahekesi, vaid räppar Asma on meil siin endiselt külas. Ning mul on sulle üks selline küsimus, et kas sa oled pigem talveinimene või suveinimene? Kevade inimene. Kevade või? See on mu lemmikaeg. Kas sulle lumi meeldib? No ikka meeldib. Kas sulle meeldib siuke ilm, nagu praegu väljas on? Ja väga hea karge on siuke. Kas natuke liiga külm ei ole? No mina olen harv külmaga. No aga samas Lõuna-Eestis peaks ju olema soe kogu aeg. Ei tea, no kogu aeg ei ole. Kas sul ei ole kütet korteris, et sa oled harjunud külmaga? Teed kükke sooja saamiseks? Ja olen kasvanud külmades korterites ja igast igal pool. On ikka küte sees. Ja praegu ma kütan ise ka rohkem nagu selles suhtes. Nagu niisama kütan nagu üleüldiselt. Et siis on ka soojem kindlasti. Millega sa üldse vabal ajal tegeled? No mitte midagi. Kirjutan riime. Kas sa mingit tööd teed ka või jõlgud niisama ringi? No ma töölepingu alusel tööl ei ole. Viimased mingi 18 kuud, et ma olen käsunduslepinguga, teen mingi projekti põhiselt ja vahepeal, kui ei sobi, siis nagu ütled ära, et selles suhtes see sobib mulle nagu ma mõtlesin, et mustalt tööd, et siin mustalt ka teen hästi palju, või nagu kui ma teen, siis seda teen rohkem nagu Maksuametist kuulab meid praegu. Ja mustalt teen muidugi. Aga mis asi see on, mida sa teed? Olen lavameeskonnas ühes produktsioonifirmas. Paned lavasid kokku? No seda ka ja igast teid muid asju ka. Kas sulle meeldib pigem lava kokku panna või lammutada? No mul meeldib laval lammutada ikka. Kas sa kannad kannad näiteks pillimeeste pille siis lavale? Ei kanna. Okei. Transamees üldse peale? Ei ole. Osa sellest tööst on konfidentsiaalne ka, nii et ma ei tohi rääkida. Aga kui tuleks näiteks Terminaator ja ütleks, et kuule, et meil oleks vaja siia tulla natuke neid pille tassida, et no oleneb, võib-olla selles suhtes, et küsimus on rahas, mitte on hea raha saab kõike. Jah, siukest tööd küll. Ega niisama, tassi ise oma kotte, ma tassin ise oma kotte. Selles suhtes. Aga räägi, kuidas sul on lood fännidega? Fännidega on lood väga head. Kas on mingisuguseid pööraseid hulle fänne ka? Mina armastan oma fänne ja ma loodan, et nemad armastavad mind ka. Pöörasid fänne. No ma ei tea, defineeri pöörane. Eks ole ikka fänne, kes tahavad natuke rohkem sugu juttu rääkida. Eks neid ole ka. Oled sa esinemistel mingisuguseid kingitusi saanud? No midagi ikka olen, mis on. Kas keegi preili on näiteks rinnahoidja lavale visanud? No võib ka nii öelda. On või? Rinnahoidjat ei ole. Aga kunagi Handkungiga näiteks läksime Pärnusse, siis seal üks tüdruk teeb mingeid muid asju. No räägi, mis asju? No alumist poolt. Okei. Aga ma ei tea, ta vist oli need just poest ostnud.
Jama siis ju. Ja, ei tea, jah. kuidas teile laividel on, et kas kaotate tavaliselt mikrofone ka ära või? Ei ole veel ette tulnud, aga ükskord viskasin kogemata mikrofoni nagu tuimalt rahva sekka nagu. Aga siis viskas üks tüüp mulle kohe tagasi, siis püüdsin kinni ja siis läks kohe edasi. Kas siis oli samamoodi, et mingi neiu sai lava ees selle mikrofoniga pähe? Ei saanud pähe, et oligi, et üks tüüp sai hoopis pähe seekord. Et kas pidite valuraha ka maksma selle eest? Ei pidanud, vaid tegime lihtsalt hästi kõva laivi ja vahepeal olen koperdanud laividel kuskil monitori otsa ja siis mingi peaaegu kukkunud ja nii edasi, et ikka juhtub, aga tegijal juhtubki. Aga räägi, kas sinul on esinemistel, oled sa kaine, purjus, kas koperdasid sellepärast oli purjus? No see juhtub, vahest juhtub niimoodi, et oled natukene joonud ikka, aga üldiselt nagu mulle meeldib teha ikkagi võimalikult kainelt. Sellepärast, et esiteks endal on meeles asjad palju rohkem ja ma ei tea, mul on siuke tunne, et mul isiklikult nagu tuleb palju paremini, kui ma olen ikkagi täie mõistus juures nii-öelda. Vastukaaluks siis sellele, et nagu võib-olla mõned teised inimesed, kes samal alal tegelevad, võivad vahepeal tunda, et nagu kui mul paari õltsi sees ei ole, siis ei ole seda tunnet vaata. Et on ka selliseid ja mina olen selline. No mõistus on teravam kindlasti siis. Teravam jah, et just, ongi vaja kogu aeg seal, nagu mulle meeldib laividel just sellised spontaansed olukorrad ja võtta mingisugusest võimalusest kinni, mis iganes parasjagu tekib ja nii edasi, et nii on kõige lahedam. Mis on olnud su kõige meeldejäävam esinemine? No ma ei tea, mulle meeldivad Võru linn selle kohta, nagu seal on alati hästi hea, mul inimesed on nii toredad ja ma ei tea, Viljandi tegelikult aega meeldib ja Tartus kõik armastatakse, Tallinnas ka muidugi, aga Võru linn on vist kõige rohkem ikkagi alati mulle meelde jäänud. Kuidas te Saaremaa rannapeoga rahule jäite? Kui te üks aasta käsite seal? Kunagi käisime jah, et väga rahuline, et seal oli ka ikka inimesed karjusid ja see on ka alati tore vaatepilt, kui sa oled seal laval ja siis umbes inimesi on nii palju, kui silm seletab. Aga räägi, kus kohas sind järgmisena esinemas saab näha? No nüüd reedel, homme lähen korra sinna rockiklubi Tapperisse, räpin seal ühe laivi ja siis teed mingisuguse pika sellise täis pika Asma laiv siuke tuleb ja siis ongi need 24 veebruar on veel Tallinnas üks Hanf Kungiga astumisel üles ja siis mingid siuksed väiksemaid asju on veel ja igasuguseid asju veel tuleb siin kerkib pinnale, et hoidke silmad lahti. Kus kohas saab informatsiooni sinu esinemiste kohta? Asma Facebooki lehelt. Kas sul on seal ise oled moderaator, vastad ise või on seal selline manager? Üldiselt ise ikkagi. Üldiselt ise, esialgu veel sest keegi ei tea sinu teemat paremini kui sina ise. Aga kui keegi tahaks sind esinema kutsuda, siis kõige lihtsam ongi Facebooki kirjutada või? Jah, et Facebooki kirjutada, sealt leiab e-mailid ja igal pool lugude alt leiab kontaktid YouTube'ist ja SoundCloud'ist ja nagu kontaktid on igal pool ülemal ja ristlingitud, et nagu selles suhtes probleemi ei ole. Kõik, kes on tahtnud, on leidnud. Aga kuidas on, et mis on Asma Raider? Asma Raider, gaseerimata vett igatahes kõvasti ja ikka 2 mikrit vähemalt ja paar pitsat kulub kõik ära. Kes sulle päkke teeb? Eks mu head sõbrad Hanf Kungist ikka aitavad välja ja vahest teen üksi ka nagu täitsa, et siis mille jaoks siis 2 mikrit on vaja? Vahepeal vahetad neid? Kui üksi teen, siis ei ole ka 2 mikrit vaja, aga üldiselt teen ikkagi koos ühe hypemaniga, et kas siis seadus või paralleel näiteks või midagi taolist, et siis lihtsalt see teeb laivi paremaks, et on seda nagu dünaamikat rohkem. Mis on tulevikuplaanid? Tulevikuplaan on ikkagi hästi palju lugusid, häid lugusid ja eks neid vaikselt välja lasta ja siis panna kokku uus album ja eks kontseptsioon ja värk ikka susiseb ja tean enam-vähem, mis tahan, et nüüd ongi vaja leida see kõik. Ma arvan, et me oleme siin Asmat nii kaua aega kinni hoidnud, et peaksime siin vaikselt otsad hakkama juba kokku tõmbama. Aga tegelikult on ju see, et praegusel hetkel nii-öelda teie muusikaringkonnas on hästi populaarne teema beebilõust, et mis oskad sa kommenteerida seda? Mis on sinu arvamus? Kõike võiks öelda, aga minu arvamus on see, et nagu väga kahju, et nii juhtus või läks selles suhtes, aga nagu kindlasti igal lool 2 külge, igal mündil 2 külge, et nagu me näeme läbi nende meediakanalit üht poolt ja eks seal ole kindlasti midagi veel ja nagu miks nii läks ja et selles suhtes, mida ma arvan, et it's a pity, kahju. Kas sina oleksid? Ma loodan, et on, mis on, aga et
et musa jätkub ja värki-särki. aga kas sina oleksid valmis tegema umbes midagi sama, et saama nagu reimi, sulli? Ei, ma sellist asja küll ei tee nagu sellise eesmärgiga nagu või mingi, ei, selles suhtes, kui mina isiklikult tunnen nii, et kui mingit tähelepanu või mingisugust kajastust või üldse saada, siis ikkagi asja eest, et seal oleks sisu taga nagu vaata, reaalselt, et nagu selles suhtes muidu ju ei, siin ei olegi midagi muud öelda, noh. Ehk siis kuupood võib rahulik olla? Kuupood võib rahulik olla minu poole pealt küll, noh. Aga võib-olla seal on mõningaid teisi hullu. Aga minul on näiteks väga hea meel, et sa meile täna külla tulid, sellepärast et tunda on see, et sinu noore ea kohta oled sa tegelikult väga korralikult 2 jalaga maa peal. No väga tore, noh. Ja tõepoolest suur aitäh sulle, et sa meile siia külla tulid ja meie jääme ootama uut muusikat, uut albumit ja siis ootame ka sind uuesti külla. Teeme nii, noh, super, aitäh teile. Meie intervjuud jääb siin ära saatma selline laul nagu Asma ja Mida sa tahad. Wow. Seda kusjuures me mängime esimest korda ja see on meie jaoks täitsa värske laul, polegi kuulnud seda. Mulle meeldib see. Sa võid saada kõike, mida sa tahad. Vahem istun akna taga ja pisaraid vala. Vahepealse maailmi lihtsalt vihaseks ajab. Kõike, aga siis kui kukud ninani maha. Sest sa võid saada kõike, mida sa tahad. Oi pää, ma oleks võinud oma roided murda. Ma olen korda saatnud roimi, et toime tulla. Ma tean, mis tunnen olla stressis ja depressioonis. Ma olen kaotanud inimesi, kellest hoolin. Keegi küsin kunagi mul, kuidas mul läheb. Kuid ma ei kurvasta, mis sest, et ma olen kurnatud ja ärev. Ma olen elu jooksul palju pettunud. Eksi kui arvad, et mu tee on olnud kerge ja mu üle poole nalja tehtud. Aga ma pole käega löönud, vaid ikka vaeva näinud. Tööd teinud päeval jööl. Oi kui palju on aega läinud, oi kui palju mõtteid seganud. Mu koriseb kõht, aga porineb põsk. Pole mu stoorile sobilik lõpp. Ka siis, kui kõik on tuksis ja kuskil pole minna. Oma kunsti sukeldumine hoia pulpimas mind pinnal. Aitäh, Senja, ma pole öelnud seda siiani. A mul on meeles kõik need ööd, mis möödusid su diivanil. Vahem istun akna taga ja pisaraid vala. Vahepealse maailmi lihtsalt vihaseks ajab. Kõike, aga siis kui kukud ninani maha. Sest sa võid saada kõike, mida sa tahad. Vahem istun akna taga ja pisaraid vala. Vahepealse maailmi lihtsalt vihaseks ajab. Kõike, aga siis kui kukud ninani maha. Sest sa võid saada kõike, mida sa tahad. Ma olen omadega puntras ja frustratsioonis. Ma küll proovin, aga mu silmees on mustad toonid. Raske on, kui kõik on alati ainult sus kahtlen. Üks hetk on minu fucking kannatus katkeb. Ja siis vallandub katk, sest ma keeldun olemas selle ühiskonna jalg alla tallatud prahv. Ma tahan austust ja raha, autot ja maja. Olla perega ja tasa teha kaotatud aja. Ka siis, kui me ei suhtle enam, palun ära nuta ema. Ma ei taha mitte midagi muud, kui ainult sind uhkeks teha. Üha rohkem panin seda, kellega hängin. Sest liinil on mu elu ja sellega ma ei mängi. Vanade sõpradega me enam väljas ei käi. Kes iga nädal samas baaris joomas käivad end täis. Ma olen taidlemisest väsinud, ma ei vaja õigustamist. Ma olen taidlemisest räsitud ja mul on kõigest savi. Vahem istun akna taga ja pisaraid vala. Vahepealse maailmi lihtsalt vihaseks ajab. Kõike, aga siis kui kukud ninani maha. Sest sa võid saada kõike, mida sa tahad. Vahem istun akna taga ja pisaraid vala. Vahepealse maailmi lihtsalt vihaseks ajab. Kõike, aga siis kui kukud ninani maha. Sest sa võid saada kõike, mida sa tahad. Kas sa tead, mis sa tahad? Mida sa tahad? Kas sa tead, mis sa tahad? Mida sa tahad? Kas sa tead, mis sa tahad? Mida sa tahad? Kas sa tead, mis sa tahad? Mida sa tahad? Kas sa tead, mis sa tahad? Mida sa tahad? Kas sa tead, mis sa tahad? Mida sa tahad? Kas sa tead, mis sa tahad? Mida sa tahad? Kas sa tead, mis sa tahad? Samad makaronid ja see sama vana pusa. Raadios mängib alati ainult sama jama musa. Aga fuck it, sest Asma jaoks rahvas pole valmis. Ma olen napakas nii kaua, kuni laastatud on Tallinn. Aga sellega veel ei piirdu, vaid edasi liigun nii kaua, kuni iga riim planeedile teeb kiiru. Ma olen lihtsalt ärritunud praegu pisut. Te võite naerda, aga see fucking maailm on minu. Ma ei jäta oma jonni, ma ei muuda oma meelt. Ma ei anna alla, sest ma tean, et suudan seda veel. Vahest rohkan, ma olen kahe vahel ja topan. Aga ma ei taha igaveseks jääda samasse kohta. Ma näitan teile, kuidas seda maailmat näen. Aeg on käes, vaadata, mida mu vaev on väärt. Nii et mõistke, mis peitub nende ridade taga. Ja sa võid saada kõike, mida sa tahad.